Väga sageli hommiku ärgates kogeb inimene saletamatut pinget. See on nagu nähtamatu raskus kehas ja meeles, alateadlik mure, ootusärevus, hirm selle ees, mida päev võib tuua. Mõtted jooksevad juba ees, mida kõik on vaja teha, mida võib minna valesti, mida teised ootavad. See on teadvuse ja füüsilise keha pingeväli, mis tekib siis, kui samastume täielikult oma isiksuse, oma rollide, oma minapildiga. Me ärkame üles mitte iseendana, vaid väikese tombuna, kes peab hakkama saama, pingutama ja kontrollima. Kuid see ei ole tõde. Kui inimene hakkab märkama, päriselt märkama, et see sisemine pinge ei ole tema ise, vaid midagi, mida ta kogeb, siis sünnib esimene nihe. Sellest hetkest saab ta teadlikuks, et ta ei ole ohver ega kannataja, et temas on midagi palju avaramat kui see pingestatud meeleseisund. Midagi, mis vaatleb kogu seda sisemist liikumist. See on kutse liikuda duaalsusest mitteduaalsusesse. See on kutse kogeda, mitte ainult uskuda või rääkida, et ma olen teadvus või ma olen elu ise, vaid hakata seda päriselt kehastama läbi kohalolu, vaikuse, tähelepanu ja lubamise. Kui meie raskuspunkt asub täielikult füüsilises maailmas, kehas, mõtetes, emotsioonides, saavutustes, siis võib olla peaaegu võimatu uskuda, et me oleme midagi enamat. Meid on õpetatud, et see, mida me näeme, kontrollime ja mõistame loogikaga, on reaalne. Ja kõik muu, vaikne teadlikkus, puhas kohalolu, kogemine ilma seletuseta, tundub justkui ebaratsionaalne, isegi mõttetu. Aga tõde on paradoksaalne. Kõige irratsionaalsem samm, mida inimene võiks oma elus teha, näib justkui see, pöörata tähelepanu nähtamatule, sisemisele teadvusele endale. Lubada muutust mitte välise kontrolli, vaid sisemise kohalolu kaudu. Kuid just see näiliselt ebaratsionaalne liikumine on ainus koht, kus toimub tõeline vabanemine. Kui sa hakkad elama teadlikkuses, siis toimuvad muutused, mida ei saa sõnadest seletada ega mõistusega täielikult haarata. Sa ei paranda oma elu, vaid su elu muutub. Sest sa enam ei juhi seda läbi hirmu, kontrolli või ego, vaid läbi kohalolu, usalduse ja ühenduse elu endaga. See ei ole kerge tee. See nõuab pühendumist. See võib tunduda nagu tühjusesse astumine. Aga selle tühjuse sees on kõik, mida oled tegelikult otsinud. Rahu, vabadus, kohalolu ja tõeline mina. Sageli öeldakse, et inimestel on erinevad väärtused, kellel on tähtis pere, kellele vabadus, kellele loovus või rahaline kindlustatus. Kuid kui vaadata sügavamale, siis on kõigi nende väärtuste taga üks ja sama igatsus. Tunda end täielikuna, rahus, kooskõlas, elu enesega. See ei ole väärtus, mida saab sõnastada ühes sõnas. Kuid see on tunne, seisund, olemise kvaliteet, mida me kõik otsime, isegi siis, kui me ise seda veel ei tea. Inimesed liiguvad selle poole erinevaid teid pidi. Töö, suhted, vaimsus, loovus, eneseareng ja nii edasi. Ja need teed võivad viia teatud kergenduse ja ajutise rahuloluni. Võib isegi tunduda, et elu on päris okei, aga päris okei ei ole see, mis rahuldab vaimu.
see ei ole see, mida su sügavaim olemus otsib. Ühel hetkel, sageli läbi sisemise kriisi või sügavama äratundmise, hakkab inimene nägema, et kõik need välised teed ei vii kohale. Nad viivad ringiga tagasi samasse küsimusse. Mis on see, mida ma tegelikult otsin? Ja kas see on üldse midagi, mida saab saavutada, koguda, teenida või välja teenida? Kui inimene on sisemiselt piisavalt küpsenud, siis ta hakkab nägema, et see, mida ta otsib, ei asu väljaspool. Ta hakkab tajuma, et tõeline väärtus ei seisne mitte füüsilises saavutuses, vaid teadvuses, mis kogeb elu sellisena, nagu see on, vahetult, ärkvel, muutmatu kohalolu. See taipamine ei tule mõistuse kaudu, vaid läbi vaikse äratundmise. Ja selles äratundmises hajub otsimine. Jääb ainult olemine ning selles olemises, seal ongi see väärtus, mida kõik otsivad. Kui sa oled läbi näinud piisavalt palju kihte, valu, uskumusi, identiteete, siis ühel hetkel ei saa sa enam endale valetada. Sa ei saa enam maha müüa ideed, et füüsiline reaalsus määrab sinu sisemise seisundi. Sa oled saanud liiga teadlikuks. Sa tunned ära, et sinus on midagi, mis ei kõigu, mis ei sõltu välistest tingimustest. Midagi, mis lihtsalt on. Selle äratundmiseni ei jõua mõistuse, loogika ega pingutamise kaudu. Selle toob kaasa emotsionaalne vabastamine. Vanade reaktsioonide, mustrite, hirmude lahtilaskmine. Iga vabanemisega muutub su teadvuse sagedus ja iga järgmine teadlikkus, mis ilmub, avab sulle uue ukse. Teekond ei seisne selles, et sa õpid rohkem, vaid et sa mäletad rohkem. Sa mäletad, kes sa oled, mitte intellektuaalselt, vaid läbi kogemuse. Ja iga täpne teadmise killuke, mis sind tabab mitte peas, vaid südames ja kehas, on nagu võti, mis viib sind järgmisele teadvuse tasandile. Sa ei liigu enam läbi elu teadmatuses, vaid ärkamises. Ja ärgates saad sa lõpuks vabaks.